tere, siit Kihnust, mina Maria siinpool ja selles videos sa saad teada siis 3 kõige olulisemat põhimõtet, mida siis värskelt istutatud peenra hooldamisel silmas pidada. Paar päeva tagasi sa nägid võib-olla videot sellest peenrast siin Kihnus, mis oli siis 2 nädalat hooldamata ja mis oli peale istutamist siis ükskord kastetud. Ja täna siis on see peenar täiesti hooldatud, ehk siis järgmine hoolduskäik on tehtud. Ja mis siin hooldamisel siis tuleb tähele panna, eriti veel, kui see on siis värskelt istutatud peenar. See peenar on istutatud, ütleme, 6 nädalat tagasi, aprilli lõpus ja 99% nendest taimedest, mis siia on istutatud, need on kõik siis paljasjuurselt siia istutatud, ümber istutatud siis vanast peenrast ja mõned uued siis veel juurde ka kujundusse pandud. Ja esimene asi, mida siis selle hoolduse juures tähele panna, kuna see peenar sai kaevatud ka umbrohu vabaks, siis esimene asi, mida tuleb teha just järelhooldustel, on see, et võtta välja püsiumbrohud, mis tulevad siis juurikatest, juurejuppidest, mis on sisse jäänud. Sest et kõiki juurejuppe ei ole ka võimalik kõige parema kaevamise puhul siis korraga välja saada, sellepärast peab siis neid hästi hoolaga vaatama ja kõik juurejupid välja võtma, et vaatama, kust see roheline leht või võrdse nüüd alguse saab, kust juurejupist ja sellele järgi minna, sõna otseses mõttes. Mis siin peenras enne oli sees, siin oli kassitappu oli, seatappu oli, ossia oli, natuke naati, et nendega siin sai siis tegeldud. Teine oluline asi ka püsiumbrohtudega seotud on see, et eriti veel, kui sa siis jagad neid püsikuid, ma näitan, siin on näiteks poengid, mis said siis vanast peenrast siia ümber tõstetud. Ja nende poengide puhul, aga ka teiste püsilillede puhul, mis siia said istutatud, näiteks ka floksid. Ja tihtipeale ka, kui sa näiteks saad naabrinaise käest floksi, kuskilt tuttava käest floksi, siis tihtipeale võib juhtuda see, et seal floksi sees on mõni püsiumbrohi. Kõige tüüpilisem näide on naat. Ja kui see naadijuur sinna sisse jääb, siis ongi sul see peenar, ilus peenar, mille sa puhtaks suure vaevaga said ja kaevasid seda naati täis. Sest et põõsastest ju sa tegelikult ei kobesta ja seal võib jääda tihti 2 silma vahele see asi. Anna mulle teada kommentaarides, kui sulle on see tuttav. Teine umbrohi, mis ka püsikute sisse väga hästi ennast külvab, on võilill. Ja võilill jääb samamoodi väga lihtsalt 2 silma vahele, kui ka hooldus tehakse, sellepärast peab vaatama väga terava silmaga, mis umbrohud, kus siin juurde võivad tekkida, sisse võivad kasvada. Ja 3. asi sellise värskelt istutatud peenra puhul on kastmine. Seda peenart on kastetud niimoodi, et istutamisel korralikult istutusauku ja teine kastmine pärast istutamist 1 korra ja peale seda ei ole teda kastetud, ehk siis terve selle 6 nädala jooksul on ta 1 korra pärast istutamist saanud kastmist. Ja nagu sa siit praegu näed, siis tegelikult kõik taimed on ilusti kasvama läinud, ilusad suured. Selle kasvukoha kohta, mis siin on, siin on liivane, siin on päikseline, kuiv ja Kihnus pole tegelikult väga palju vett ka tulnud, ehk siis sa näed, kui hästi tegelikult nendes tingimused on need taimed siis kasvama läinud, kui on siis õigesti istutatud ja kui on korralikult kastetud. Nüüd täna sai see peenar veel korra korralikku kastmist ja kuidas seda kastmist korralikuna teha, sa saad seda kontrollida, kui sa selle mulla nüüd näiteks labidalehe sügavuselt kaevad, kuskilt tühja koha pealt, kus näiteks taimi ei ole, sa saad kontrollida, kui sügavale see vesi on imbunud. Kui sa ainult hommikul ja õhtul piserdad näiteks seda peenart, siis sellest ei ole suurt kasu. Ja see on lihtsalt rohkem nagu vee raiskamine ja aja raiskamine ka, et parem tee seda siis 1 kord ja korralikult
või jäta see üldse siis tegemata. Vot. Et nii palju siis selle peenra kohta. Servade hooldust saab ka sellisel peenral juba teha. Siin on näha, servad on siin lõigatud. Ja esimese aasta kohta on siin õitsemist juba päris palju peal. Metsalve õitseb seal taga, lupiin õitseb ilusti, päevaliiljad, mis siin ka varasemast olemas olid. Ma soovin sulle ilusat õhtut ja loo omagi aiast meistriteos.